Tere siis üle pika aja ka kõikidele minu vaatajatele, kõikidele nendele, kes te olete minu fännid ja olete minu kanali jälgijad ja ka kõikidele nendele, kes esimest korda minu videosi siin vaatama satuvad. Päris suur vahe oli, sellepärast et see on ikkagi minu hobi ja ma ei tegele sellega, minu põhitöö on hoopis midagi muud. Ja siis lihtsalt ei olnud lihtsalt mahti siin neid teha. Aga kõik asjad tulevad siis, kui nad peavad tulema. Olen Auli ja mul on tegelikult ikkagi väga meeldiv neid videosi siin salvestada ja teile jälle midagi uut rääkida. Tegu on ajatuga kõigele vaatamata, et see tänane video on pööripäeva sõnumid ja toomapäeva sõnumid, sellepärast et 2 väga olulist aastas toimuvat päeva, mis on pööripäev ja Eesti rahvuskalendris toomapäev on sattunud seekord ühele ja samale päevale. Otsige üles minu Facebooki samanimeline jutt, leht. Ja ma täna postitasin seal 2 postitust nii toomapäeva ja kui ka siis talvise pööripäeva kaardisõnumid. Ja otsige üles ja hakake seal mu jälgijateks, sellepärast et see on hoopis teistsugune leht. Seal on kaardisõnumid, üritan panna igasse päeva ja seal ei ole mitte ühtegi videot. Ja siis vaadake, seal on natukene huvitavam. Võib-olla huvitavamaid asju, mida ma siin nagu ei räägi ega ei tee. Ja ma ei hakkagi siis nendest toomapäeva sõnumitest siin rohkem rääkima. Ja tegu on ikkagi kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi kõikidega resoneeruda. Me kõik kaardipanijad, kes me siin oleme, kes me siin paneme, ütlevad kindlasti seda, sellepärast et nii see ka on. Ja kui te soovite personaalset lähenemist, personaalset ladumist, siis kirjutage mulle ja minu meiliaadress on siin selle video all. Sellepärast, et ärge pange mitte midagi siin endaga resoneeruma. Kui te tunnete, see ei ole teie oma, pange see video kinni mingi järgmise video juurde või mida iganes. Ja ma ütleksin ühe asja siin veel. Kulla vaatajad, kulla sõbrad, see, kui pannakse tarokaarte väga kaugel sellest on see, et me oleme kõik nõiad ja selgeltnägijad. Absoluutselt mitte. Need ei pruugi üldse omavahel seotud olla. On inimesi, kes näevad selgelt ja panevad tarokaarte. Ja on inimesi, kes panevad ainult tarokaarte. Ja ärge palun seostage mind mingiks nõiaks olemisega. Ma ei ole seda. Mul on väga hea tajumine, mul on väga hea tajumismeel ja mul on väga suur arvestatav pagas elukogemust, millega ma siis siin ka, mida ma ka tipin nii-öelda nendesse kaardipanemistesse, aga ma ei ole kaugeltki mingi nõid ja selgelt nägija ka mitte, ühesõnaga ma olen selgelt taju ja võib-olla küll ühesõnaga ja, aga ärgem seostage seda sellega. Mina panen siin kaarte, ma ei õpeta teile mitte midagi, ma ei suru teile mitte midagi peale ja kõik see, mis ma räägin, tuleb nii-öelda läbi kaartide, läbi universumi, läbi minu teile siia lauale. Nii, aga ärme hakkamegi midagi siin pikemalt arutama, vaatame, millised on pööripäeva sõnumid. Mida pööripäev tahab siis nagu teile öelda, mu head vaatajad, läbi tarokaartide, läbi ka teiste kaartide ja läbi minu. Mis on need sõnumid, mis peavad pööripäeva sõnumitena teieni jõudma? Ja mina võtan ka absoluutselt alati kõik kaardid teie nähes siit pakist. Ma ei võta mitte midagi kunagi ette ja sellepärast, et lihtsalt see on minu stiil.
ei võta mitte midagi ette kuskile ja ei võta välja. Ja nii see on. Nii. Kõik vana, mis on ka pööripäevaga seotud ja üldse nende portaalidega ja kõik vana lõpeb. Väga paljudel on olnud väga rasked teekonnad, väga rasked eneseleidmised, mida iganes lõpeb ja tulevad väga suured, eriti ka materiaalselt uued algused seoses materiaalsusega, seoses rahaga, sellepärast et see on müntide, uute alguste kaart ja mündid tähistavad alati ka kaartides materiaalsust. Õnneratas, saatuse ratas, see tähendabki seda, ühesõnaga, et ongi kõik vana jääb selja taha ja tulevad uued algused, fantastilised algused. Ja ka siin see kaart ütleb seda, maailm on valla, siin on maakera käes ja te olete teinud juba oma otsused ära ja vaatate juba uute, tunduvalt rahulikumate ja te olete küll veel siia näoga nende raskete teede poole ja üldse mingi lõpetamise poole, aga veel seljaga, eks ole, nende uute alguste ja selle maailma õnneratta poole, aga te olete oma otsused teinud ja kõik tegelikult vana, mis ei resoneeru, mis ei pea kaasa tulema, see lihtsalt kukub ära. Ja ka väga suured muutused toimuvad pere vallas, armastuse vallas, suhete vallas, eriti just perekonnaga. Ja kuna 2025 oli meeletute lahutuste aasta, vaatame ka meie neid avaliku elu nii-öelda tegelasi, eks ole, ja ma tean ka veel väga-väga paljusid, kelle eluteed lihtsalt läksid lahku. Ja ma nagu võib-olla ei tahakski öelda seda, et kes nüüd jäid kokku, et siis need on nagu siis elu lõpuni koos. Ei, inimesed ei pea olema elu lõpuni koos ja ei pea olema mitte midagi vägisi, aga hästi paljudel ja hästi suured muutused tulevad peredes, suhetes ja ka siis ka armastuses, eks ole. Ja karikate 10 on nagu täispank, perekaart, pereõnn. Need on esmased sõnumid, mis nagu need pööripäeva sõnumid meieni tahavad läbi universumi tulla. Nii, vaatame siis siit nende teiste kaartidega, ma ei saanud neid kätte, siin plekid kolisevad, oli lihtsalt siin ja jälle ma lähen siia vastu. Oli siin, need kaardid on pleki kaardi seest, millegi pärast plekist karbi sees. Nii, vaatame nüüd, mida veel siis läbi universumi ja läbi kaartide pööripäeva sõnumid, millised siis tahavad meieni ja teieni, head kuulajad, minu vaatajad, jõuda. Nii, võtame siia siis ühe veel. Nii, ja siin ongi esimeseks kaardiks tuli siia siis mõõkad 9, mis on samamoodi ka mingi väga raske teekond, mingi väga keeruline teekonda, magamata ööd, tohutult palju ülemõtlemist, mingid probleemid, mis nagu täiesti reaalselt nagu takistavad nii-öelda elamist, siis see on vabanemine. Läbi lihtsalt, see on täielik vastand tornile. Torn tuleb läbi mingisuguse raputuse, mingi tohutu valu ja mingi ootamatus.
aga see on selline nii-öelda aeglane ja noh, ma võiks öelda päris julgelt, et õnneliku lõpuga vabanemine. Ja ongi kõik see, mis jääb siia, eks ole, ja mis jääb nende kaartide puhul, siis see asi saab lõpu. Müntide 4 on natukene võib-olla selline, ta on ihnuse kaart tegelikult natukene, et siin rahakott on selle naise käes. Ja ta on ka ikkagi tegelikult materiaalsuse kaart ja rahakott on siin selle naise käes ja siin on raha sees. Aga noh, ikka nagu eriti ei taha nagu seda välja anda, eks ole, noh niimoodi, et aga samas on tegelikult väga rahulolev see naine siin. Ta ei vaata küll selle rahakoti poole, aga ikkagi ta nagu hoiab seda endale, et see on natukene võib-olla, ma seostaksin nagu seda selle sõnumiga, et olge natukene rohkem avatud ja ärge mõelge võib-olla selle peale, et mul ei ole või mitte ainult materiaalsusega, et noh, on küll ju tegelikult, eks ole. Miks ei ole, on? Kui siin on ka 4 münti sees, aga ikkagi ta on, eks ole. Ta ei ole ju tagurpidi ja pooltäis, eks ole. Ja et ärge mõelge võib-olla nagu selle peale, et kõik, mis on nagu mul, see on mul, eks ole. Et olge nagu avatuma mõtte poole, avatumad materiaalsuse poole pealt just. Et ärge olge siis võib-olla nii, et noh, ma ei ütle, et küüned enda poole, loomulikult, et mitte, aga natukene nagu seda mõtet materiaalsusest te nagu võiksite muuta. Ja müntide 6 samas on tegelikult ka selline, mündid on ka samas ta materiaalsus ja ta on selline äärmiselt aeglase ülesehitusega, et kõik, mis tuleb tegelikult nagu võib-olla natukene raskema tööga ja aeglasemalt ja siin on tegelikult, need on 2 väga sellist, nad ei ole vastandlikust, müntide 6 on saamine ja andmine. Ja see ongi niimoodi ja millise poole peal olete ta nagu teie, ei ole see tegelikult siin nagu selge, et kuna siin ongi nagu see kitsi olemise kaart ja saamine ja andmine, mis väga seostuvad tegelikult ühesõnaga, kuigi nad ei ole järjestikused kaardid, siis pange nagu võib-olla see saamine ja andmine ka nagu tasakaalu, sellepärast, et minu moto tegelikult siin elus ja mis on tohutult palju aidanud, on see, et selleks, mul tuli Facebookis päevakaardiks, see vist isegi üleeile, et selleks, et saada, tuleb ka anda. Me ei saa lõputult võtta ja ka sellised asjad universum pööripäeva sõnumid tahavad öelda, et me ei saa lõputult ainult võtta ja samas me ei saa ka lõputult ainult anda, et see peaks olema nagu tasakaalus. Ja mis saab parem olla? Võidukaart. Võidud on ees ootamas. Võidud on tulemas. Nii, ärme nüüd praegu rohkem neid kaarte vaata. Vaatame, millised sõnumid on siis siit meile öelda peaingli tarokaartidel. Ja samamoodi võtame siit välja siis ühesõnaga 3 kaarti. Ja siis nii. Ja jälle maailm muuseas tuli. Ja maailm tuli ka siin, need on täpselt ühesugused kaardid, maailm, väga õnnelik lõpp, lõpule jõudmine, vaimne kasvamine ja mõistmine. See ei ole, see on saatuse ratas, see ei ole maailm, aga noh, need on ka 2 suure arkaani väga olulist kaarti ja see ongi ühesõnaga maailm on teie eest valla, absoluutselt kõik vana, mis oli takistuseks, nagu ma siin eelpool, lihtsalt langeb ära ja samamoodi õiglus võidab, võitle õigluse ja võrdsuse eest, otsused tehakse sinu kasuks, ära kunagi anna alla. Gabriel ja 3 on siis hästi palju materiaalsust on siin tegelikult ühesõnaga, väga palju müntide kaarte on, pentaklite kaarte. Nutikas planeerimine toob külluse,
Aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Tehke plaanid, pange oma soovid paika, mõelge tegelikult ikkagi oma soovide suhtes ka ikkagi jääge nagu sinna reaalsuse piiridesse, eks ole, sellepärast, et me võime ju soovida seda, eks ole, et soovin homme kuule lennata, eks ole, siis me saame ju aru, et selline asi ei täitu, eks ole, kuule võime me siin lennata. Küll ühesõnaga, et see on nagu ka lihtrahva jaoks kättesaadav. Ameerikas on see eriti ühesõnaga niimoodi, et lähete Ameerikasse ja siis hakkate seal siis õppima selleks seda ettevalmistust kuule lendamiseks, et pange need nagu, et need oleks tõesti reaalsed, et me tõesti ei pane, et vaata nüüd homme ma pean saama endale uue kaaslase ja kui ma homme ei saanud, siis ma ei tea, mis siis toimub, eks ole, ühesõnaga niimoodi. Ja see ongi tõesti, et ja jälle taas, eks ole, mündid ja üldiselt ongi nagu hästi palju sellist materiaalsust ja materiaalne maailm tegelikult, ma ei ütleks, et ta on raha, me ei saa ju ilma rahata olla, eks ole. Sellepärast, et hästi paljud inimesed tegelikult mõtlevad väga-väga palju raha peale ja siit tuli see ka välja, eks ole, ühesõnaga, et ka, et selline, et nagu pehmendage seda materiaalset mõtlemist võib-olla, et ärge nagu liiga palju seda materiaalsust nagu suruge siin võib-olla liiga palju oma mõtetesse, aga õiglus, nutikas planeerimine ja väga õnnelik lõpp ja 2 suurt arkaani ühesõnaga on siin, on ka väga, minu meelest ka väga ilusad kaardid. Ja vaatame siis ja õiglus võidab ja kellel on siin ees võib-olla mingisugused kohtuteed või mingid siis ükskõik, kui ka mingid tülid või mingisugused asjad, siis õiglus võidab ja tõesti võidab, sellepärast, et kõik see vana jama ja kõik see peabki ära langema ja see langeb. Ja õppima minek on ka tegelikult, mina seostan Gabrieli 3 ka, see on nagu õpipoiss ja selline, et hästi paljudel, kes te soovite minna õppima, jumala eest minge, ükskõik, olete te 60 või 65 aastane või 30 või 35, minge. Ja hästi paljud suunduvad siin ka maailma õppima. Mis on väga ju tegelikult väga tavaline asi. Nii, ja võtame siis kuukaarte ka siit, siis mõned ja vaatame, mida need kuukaardid tahavad meile siis, näete jälle see saamine ja andmine. Nii, ja võtame ühe veel. Siin tulid natukene nüüd vist nendele, kellel on suhtes mingid probleemid. Täpselt sama. Aeg pigem anda kui võtta, mida ma rääkisin selle kaardi kohta. Ja saamine ja andmine. Nii et see on tegelikult siis ilmselt ka üks väga suur ja väga tähtis sõnum, et pange saamine ja andmine tasakaalu. Ja selleks, et saada, selleks tuleb ka anda, eks ole. Ja need, kes ainult annavad, lõpetage ära see, ei saa ainult anda. Ja need, kes ainult võtavad, vaadake peeglisse, ka see aeg lõpeb ära. Ja kuu loomine Neitsis, nii et Neitsi on ka siis kevadel meil tulemas kardinaalne kuu. Ole julge ja tee esimene samm. Ükskõik millises eluvaldkonnas, näiteks kui te soovite vahetada töökohta, te kahtlete, kõhklete, tehke see samm ära. Kui te soovite võib-olla mida iganes, võib-olla oma kooselu lahutada, oma abielu lahutada ja kui see otsus on sinu jaoks küps ja kui sa tõesti mõtled, et sa niimoodi soovid, siis ole julge ja tee see esimene samm. Kui sa tahad kellegiga leppida, kui sa tunned, et sa oled midagi valesti teinud ja kui sina tunned ennast nagu võib-olla natuke süüdlasena, ole julge ja tee see esimene samm. Kardinaalne kuu on ka tegelikult üks hästi oluline kuumärk ja mõlemale poolele on oodata võitu.
ja siin tuli ka võidukaart, mis on küll sauade kuus, eks ole, aga mõlemale poolele on oodata võitu. See võib olla, et kui suhetes on probleeme, jõutakse kompromissini. Näiteks, et kui te olete võib-olla kohtus kuskil või te vaidlete varade pärast või mingite päranduste pärast, siis need asjad lahenevad. Sellepärast, et siin saavutavad mõlemad võidu ja mis on näiteks kohtus mõlemi võit. Lihtsalt te jõuate kompromissile. Ja ilmselt ka väga paljud, kes siis on otsustanud võib-olla lahutada, võib-olla praegu ei lahuta ja jõuavad lihtsalt kompromissile. Nii, aga vaatame siit siis mõningad kaardid veel. Ma kasutan oma selliseid lemmikkaarte siin nagu rohkem ja vaatame, mida need haldjakaardid siis meile tahavad siia sellesse pööripäeva sõnumitesse öelda. Uued algused jälle, mida ma esimeses reas rääkisin. Sisemine laps. Ja võtame siit kolmanda veel ja siis vaatame, mida nad siis kolmekesi koos tahavad meile öelda. Ma ütlen siia vahepeale veel nii palju, et minu jaoks on ülimalt tähtsad nagu need tähtpäevad, mis on meie rahvuslikus kalendris, Eesti rahva kalendris. Ma väga austan neid ja sinna kuuluvad ka 4 korda aastas olevad pööripäevad. Te ei kujuta ette, siis on täpselt samamoodi portaalid avatud, nii nagu ka täna ja on avatud need pööripäeva portaalid ja tõesti üks aastaaeg vaheldub, teise aasta ajaga vahetub. Ja kuigi meil nagu looduses seda eriti nagu näha ei ole, aga selles ajaringluses ja loodusringluses see tegelikult niimoodi on. Ja väga-väga võimas energia on 4 korda aastas tõesti pööripäevadel. Sügisene, kevadine, suvine ja talvine pööripäev. Ja pange oma soovid kirja, pange ja tõesti, ma võin teile enda kogemustest öelda, ma olen utoopilisi asju tegelikult, mitte küll kosmosesse lendamisi, aga tegelikult tõesti sellised asjad, millele ma ei ole absoluutselt mitte mingisugust lahendust leidnud sellel hetkel. Ma olen soovinud pööripäevadel ja see on selle 4 kuu jooksul täiesti täitunud, 100%, aga soovige palun konkreetselt, eks ole. Nii, uued algused on ühesõnaga tulemas. Kindlasti keegi, kes soovib, kui te soovite uut elu algust, siis väga paljudel see soov täitub. Ja kõik uued algused ühesõnaga ja rõõmsad uudised lapse või südamelähedase idee sünni kohta, kaitse ja toida oma ideid nii, nagu teeksid lapse puhul. Mida ma siin ennem rääkisin, eks ole, ühesõnaga, ja siis ongi. Ja jälle lapsega seotud sisemine laps. Meis kõigis on sisemised lapsed olemas. Teate, kui te tahate vahest mingit lollusi teha või niisuguseid, loomulikult, et mitte niimoodi, et ma lähen nüüd rongi, eks ole, või bussi ja siis hakkan seal mingit lollusi tegema. Aga rääkige oma sisemise lapsega ja laske see sisemisel lapsel olla endas. Minge tagasi lapsepõlve, meenutage. Ma ütlen, ma ei ole ka selle pooldaja, et ärme istume minevikus, eks ole. Aga kõige muretum ja tegelikult ka kõige roosilisem aeg enamustel inimestel on ju see meie lapsepõlv, kus on ka isegi siis, kui seal on mustad pilved ja kõik, see on tegelikult ikkagi enamustel inimestele väga-väga muretu aeg. Ja vahest me igatseme nagu sinna tagasi, aga lähme siis sinna tagasi, kui me sinna nii väga igatseme oma mõtetes ja teeme seal iseennast. Me ju teame kõik, milline me olime ju lapsena. Kui suured patsid meil olid, kui pikad, kas meil olid Rapuntseli patsid või mida iganes. Mõtleme selle enda väikeseks ja teeme siis seal neid asju, mida me võib-olla tookord teha ei saanud. Teate, kui vabastavusega tegelikult on ja
noh, minule on see ka väga palju mõjunud. Muidugi te ei pea seda tegema. Ja natukene on nüüd ka see, mina pean seda hoiatuseks, see on nagu saatana kaardiga ahvatlused. Noh, mis on ahvatlused, te ise teate ju, eks ole, alkohol, suitsud, liigne söömine, mida iganes. Et siin on võib-olla natukene nagu selline mõtlemise koht, et kui me võib-olla ikkagi ostame, no praegu veel jõulud tulevad, eks ole, ja siis, et lauad on lookas ja kas peab ikka nii palju olema. Ja noh, niimoodi, et oska natukene vähem. Muidugi peab olema, aga oska natukene vähem. Ja mõelge nagu nendele ahvatlustele, et ärge minge nende ahvatlustega nagu nii palju kaasa. Sellepärast, et noh, kohe ju niimoodi, et näiteks kui inimene on suitsetanud võib-olla 50 aastat, eks ole, siis minu meelest arstid on seda öelnud, et ei tohigi kohe maha jätta, eks ole, sellepärast, et siis võib süda üles ütelda. Et aga noh, millegipärast mul tuli selline, kuigi ma ise ei ole suitsetaja, aga millegipärast ma seostasin seda siin nüüd praegu suitsetamisega. Aga et nagu mõelge nende ahvatluste peale, eks ole, et osadel on siin nüüd küll väga, väga tugevasti nagu, aga noh, tulevadki igasugused jõulupeod veel ja uusaastapeod ja kõik nii, et siis nagu võib-olla tekib nagu rohkem selliseid libastumisi meil võib-olla. Ja ma lõpetuseks siis võtaksin ühesõnaga võib-olla natukene siit mõned kaardid sellest oraakli kaartidest, et mida need tahavad meile siis need oraaklikaardid öelda. Võtame paar tükki, sest aeg hakkab siin nüüd varsti juba otsa saama. Ja siis, et mida siis lõpetuseks nagu see pööripäeva sõnumid tahavad meile siis läbi oraaklikaartide öelda. Võtame siis seda. Nii, võtame 2 tükki siit ka. Nii, võtan, et need oleks ikka. Nii, ja see on siis number 2 kaart ja see on meie elukogemused. No see on nüüd natukene küpsematele inimestele siin mõeldud, eks ole. Ja siis loobu kontrollist. Et kuulake, kui teil endal võib-olla ei ole nii palju elukogemusi, siis võib-olla minge ja küsige nõu nende inimeste käest, kes on teist vanemad. Või kui te olete võib-olla ka üle keskea seal, ühesõnaga, et siis, et hästi suurt rolli mängivad ka teie enda elukogemused. Ja võib-olla teid natukene nagu lükataksegi võib-olla nendesse situatsioonidesse, kus te juba olete olnud. Ja et nagu see lause elukogemused on hästi oluline nagu selline märksõna. Ja teine, loobu kontrollist. Kallid inimesed, kallid sõbrad, kuulajad. Ei ole võimalik absoluutselt kõike kontrollida. On teatud asju, mida me peame kontrollima teatud olukordades, aga liigne kontroll, iga asi, mis on liigne, on kahjulik. Ja kui me soovime ka isegi enda elu kontrollida liiga palju, teiste elu kontrollimisest rääkimata, siis hakkab see natukene negatiivseks muutuma. Nii. Ma nüüd selleks korraks lõpetan. Üle tüki aja oli väga meeldiv teiega siin olla. Tellige minu lehte. See ei maksa teile mitte midagi. See on teile täiesti tasuta. Te näete siis, kui ma panen siia midagi ülesse, kui te soovite eraladumist. Kirjutage mulle alloleval meiliaadressil. Kommenteerige, kui te soovite seda teha. Likeige. See on ainult teie puhas vaba tahe. Ja vaadake siis minu seda Facebooki lehte ka. Ja olen Auli, soovin teile imelisi jõulupühi ja imelist talve. No küll see lumiga ikka vast tuleb, kuigi enam eriti nagu ei usu, aga lubati siin. Lubati valgeid jõule ja lubati ka jaanuaris ja veebruaris väga ilmasid. Niimoodi. Ja ma tänan teid kuulamast ja kohtume. Ma arvan, et nüüd juba õige pea. Tšau, tšau!